Tere tulemast kuulama Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse podcasti Sinu edulugu. See on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse uus podcastide sari, kus teeme nähtavaks inimesed, oskused ja võimalused. Räägime õpetajate, töötajatega, õpilastega. Tutvustame erialasid, avame selle suure asutuse kulisside taguseid lugusid ning jagame praktilisi samme. Kuidas jõuda kutseõppest eduni? Just siin Ida-Virumaal ja alustame! Tere tulemast esimesse Sinu edulugu saatesse ja loomulikult on esimeseks külaliseks ja keegi muu kui uus koolijuht Henrik Agur. Tere! Tervist! Tead, ärme torma kohe sinna Kutsehariduskeskuse juurde. Ma alustuseks küsiksin hoopis, et milline oli sinu enda koolitee? Võib-olla mingi lemmikmälestus kooli ajast? Sõltub, mis koolide etappi me vaatleme. Et kui me läheme põhikooli ja gümnaasiumisse, siis ma olin selline koolipoiss, kes vahetas kuni keskkooli lõpuni 5 korda kooli. Ja esimene koolivahetus toimus siis, kui ma olin 8. klassis. Nimelt mul oli ebaõigluse tunne matemaatikaõpetaja töö suhtes, et ta ütles, et ma spikerdasin, ma tegelikult tõesti ei spikerdanud. Ja uhkust ja kangust oli mul nii palju, et ma ütlesin, siin koolis ma enam alates järgmisest minutist ei käi. Ja nii see ka oli, et ma viimase pool aastat käisin Sürgavere 8-klassilises koolis, mis on siis Viljandist 20 kilomeetri kaugusel, sõitsin iga päev bussiga ja mootorrolleriga. Järgmine etapp oli mul Viljandi esimene keskkool ja seal ma olin 2 nädalat, kui direktor Evald Laprik, toona tunnustatud koolijuht, kas teda ka kõik tunnustavad, jätan igaühe oma otsustada, sõimas sõna otseses mõttes mul näo läbi ja nii ma läksingi sealt koolist edasi Suurejani keskkooli, kus ma käisin, siis lõpetasin 9. klassi ja siis tegin lõpuks rahu oma lapsepõlve ja puberteedieaga ja tulin tagasi oma algsesse kooli Viljandi. Ta oli siis 5. keskkool, aga siis nimetati teda Viljandi Paalalinna gümnaasiumiks. Ja selle ma lõpetasin 17-aastaselt. Kas kõik see, mida sa kirjeldasid, võib-olla natukene traumat täis, aga kas sa võtsid sealt ka midagi sellist kaasa, mida sa ise täna juhtimises rakendad? Jaa, et mul ei olnud mingisuguseid traumasid, et see oli väga naturaalne käekäik ja ma olen tagantjärele mõelnud, et kuna mu vanaisa oli ka koolijuht Eesti ajal, et ta oli 20 aastat Sargvere koolijuht, mis asub Järvamaal, et ma arvan, et koolijuhi tööks ma sain sealt vajalikke kogemusi, et kuidas kooli juhitakse, millised on koolijuhi väärtused, kuidas ta räägib, kuidas ta suhtleb, kuidas tema majas asjad käivad, nii et see ralli põhikoolias mööda neid koole oli tagantjärele vaadates eluks väga vajalik ja tegelikult ma nautisin seda protsessi, kuigi mul oli natukene paha poisi oreool ümber, aga nii see oli, et ega ma loomult ma ei usu, et ma paha olin, aga kange olin ja mingisugune põhimõttekindel küll. Sul on väga suur kogemus erinevate koolide juhtimisel, aga kust see hull julge mõte tuli, et võtta nüüd see Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ette ja selle juhtimine? Kui ma tulin Ida-Virumaale aastal 2019, siis ka see oli omamoodi selline huvitav samm ikkagi tulla uhkest ja ilusast Tallinnast ära, kus on toredad tänavad, majad, ilusad inimesed, headus, rikkus, kõik on praegu utreeritult muidugi. Ja tulla Ida-Virumaale, millel oli omamoodi selline arvamus võib-olla inimeste seas. Ja rajades ja alustades Kohtla-Järve gümnaasiumiga nüüd juba rohkem kui 6 aastat tagasi, mis oli siis tegelikult ka väikses juhtimiskriisis, kuna siin vahetusid ka koolijuhid enne veel kooli alustamist, siis oli tegelikult mul suur au ja võimalus oma meeskonnaga luua uus riigigümnaasium ja omade väärtustega ja põhimõtetega see kenasti käivitada. Ja ma arvan, et see 6 aastat, mis Kohtla-Järve gümnaasiumis sai oldud ja juhitud, et see etapp sai lihtsalt tehtud. Minu vaates sai see tehtud ja loomulikult on edasi arendada seda kooli ja see on lõputu ja pidev teekond, aga ma tundsin, et aus oleks ka selle kooli juhtimine üle anda juba järgmisele inimesele, need sellised tunded mul tekkisid kuskil võib-olla 5.–6. aastal ja kuna juhuslikult läks nii, et Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse juhti otsiti, kuna siin oli ka selline üleminekuperiood, kus siis vahepeal siis riikliku järelevalve ettekirjutuste järgne meeskond tegi tublit tööd ja likvideeris neid puudusi ja võib-olla astus järgmise sammu edasi
ja kuulutati välja uus konkurss ja mind see väga kõnetas, et olin parasjagu 3-kuusel praktikal Telia Eestis ja seal see mõte tegelikult kinnistus ka, kus oli ka tegelikult võimalik natukene eemalt vaadata oma kooli igapäevasest koolielust kõrval. Mul üks hea sõber ütleb, et juhuseid ei ole. Aga kuidas sulle tundub, kui popp Eestis üldse täna kutseharidus on? Ta on ülemineku perioodil, ma arvan. Et sõltub inimesest ja võib-olla perekonnast või ka õppeasutusest või ringkonnast, kus kutseharidusest räägitakse. No kui Euroopa Liidu rahad tulid Eestisse ja sellega hakati kutseharidust edendama aastaid võib-olla 15 tagasi või umbes nii, siis ma mäletan, ma käisin Väimelas, toona oli ta siis, nüüd on ta siis Võrumaa kutsehariduskeskus ja toona direktor viis mind ühte tuppa ja ütles, näed, see on rahatuba. Ja seal töötas tõepoolest, ma käitakse 5 või 6 selle direktori nimi oli Tanel Linnus muide, 5 või 6 projektijuhti, kes kirjutasid projekte lakkamatult ja tõid tõepoolest Euroopa Liidu raha koju ja tuli hingeliselt silmadest särades, tulid tohutud rahavood ja sellega siis tegelikult seda füüsilist ja materiaalset keskkond edendati ja tänase päevani on, kes tahab Võrus Väimelasse minna, vaadake, see on üks suitsusaun ehitatud valmis selleks, et tutvustada rahvuskultuuri ja samas ehitada sellist ajaloolist hoonet ja samas on ka toona väga moodsad CNC-pingid ja mis iganes tehnika. Ja samamoodi tegelikult ujutatigi üle piltlikult öeldes kogu Ida-Virumaa, kogu Eesti kutseharidus koolide võrgustik Euroopa Liidu rahaga, kes kui targalt seda kasutas ja kas mingid asjad jäid seisma, meie kooli näitelgi on tegelikult asju, näiteks ma toon näitena puidu kuivati, mida on üks kord üldse vist mingi 10 aasta jooksul käima pandud. Aga põhimõtteliselt sai selle Euroopa Liidu raha tõttu Eesti kutseharidus tohutu tõuke materiaalselt. Nüüd mentaalsel poolelt on ju kutseharidusnõukogude ajast saati olnud Eestis kas põlu all või ta on selline peksupoiss, vaeslaps, et kutsekooli lähevad need, kes gümnaasiumis hakkama ei saa. Et see on selline nagu lihtsustatud lähenemine olnud, mis tegelikult tänaseni veel ei ole lõppenud ja sellele annavad puid, panevad alla niisama ka perekonnad, õpetajad koolides, et sinu tee on kutseõppes, kui sa ei võta ennast kokku ja ma ei tea, ei õpi matemaatikat ära. Et ma arvan, et siin ei ole mõtet siunata neid õpetajaid ja perekondi, kes sellist kuvandit jätkuvalt nagu tagant tõukavad, tuleb minna eest ära, ehk siis tuleb see kutseharidus teha nii atraktiivseks, et sinna tahetaks minna nii nagu näiteks Euroopas on valdavalt kutseharidus väga popp. Ma arvan, et siin ei ole mõtet nagu seda ei tee nii-öelda ideoloogiliselt ära, vaid seda teevad koolid ise, kui nad päriselt muudavad oma erialad popiks ja me oleme sinna teel, väga jõudsalt oleme teel ja kui nüüd sel aastal kahjuks küll välja arvatud Ida-Virumaa kutsehariduskeskus on igal pool kutseharidusõppes tohutult suur õpilaste arv, on isegi konkurss erialadele, siis see ainuüksi juba näitab, et kutseharidus on järjest popim ja seda meil vaja ongi. Et kui me mõtleme ka seda, et näiteks õpilane, kes läheb gümnaasiumisse, tal ei ole selget sihti, arusaadav, noorel ei peagi veel olema, ja lõpetab gümnaasiumi keskpäraste tulemustega või alla selle näiteks, ja ta ei pääse näiteks kõrgkooli, siis milline on tema teekond? Et ta võib, kindlasti saab kusagile teenindusse tööle, kuidagi koha peal õpitakse hädapärast amet ära, aga mis on kutsehariduse lõpetaja eelis? Tal on amet olemas, tal on kutse olemas ja tal on kõik teed lahti, et kui ta on tubli, ta võib kandideerida edasi kõrgkooli õpingutele ja võib minna kohe otse tööle. Nii et kui sellist mõtteviisi edendada ja järjest enam noored valivad kutsehariduse ja on sellega tegelikult särasilmselt eeskujuks teistele, siis seesama sinu edulugu, kui see nagu päriselt teha, mitte et ta ei ole klišee, vaid selline lihtsalt slogan, siis kutseharidus on sinu edulugu, kui sa ise seda soovid. No sinu jutt on väga julgustavad neid müüte tõesti, mida kutsehariduse kohta räägitakse kummutada, sest et tihti on just vanemad, ka need, kes on nii-öelda kaasa rääkida ja aitavad lastel otsustada, et just see sinu jutt võib-olla andis nendele lapsevanematele täna sellist kindlustunnet, et kes veel kõhkleb, et kas kutseharidus või ülikool või erinevad valikud.
aga kuidas sulle tundub, kuidas me üheskoos mitte ainult kutsekoolis, aga ka tavakoolis ja lasteaedades selle eestikeelse hariduse kompassi õigele suunale saaksime pöörata? Et kui tõepoolest vene emakeelega laste protsent meie maakonnas on lihtsalt teisest suurem, et selle kõrval on ju muidugi just see eestikeelne 100% haridus täna see, mis noori eesti keele mõttes palju paremale tasemele on viinud, aga me ei suuda ju ära muuta seda klassiruumis olevat protsenti või ka lasteaiarühmas olevat protsenti. Jaa, see ongi väga raske ülesanne, et riik on tulnud nüüd viimasel ajal päriselt appi. Seaduse järgi oli ju eestikeelne kool kogu aeg olemas ja nõuded õpetajatele ka nüüd viimastel aastatel on võetud päris karmilt ja sel aastal eriti karmilt asi käsile, et me ju teame, et C1 peab olema vähemalt õpetajate keeletase, kes tohivad täna hariduses töötada. Jah, tõsi, need üleminekukoolid, kus on veel võimalik mõne aasta jooksul osaliselt vene keeles õpetada, võib veel B2 olla, aga kellel ka B2 ei ole, siis nendel ei olegi enam võimalik täna koolis töötada ja ka meie koolis nii kahju, kui see ei ole, mul inimlikult kahju, oli tegelikult kümneid ja kümneid õpetajaid, kellega tuli tööleping lõpetada. Ja inimlikult on sellest kahju, aga see pööre lõpuks tuli ära teha. Aga et kuidas julgustada, kuidas eestikeelset õpet päriselt sisse viia, see on õige, et see peab algama lasteaiast. Kutsehariduskeskus Ida-Virumaal on täitnud seda rolli, mida ta ei oleks pidanud täitma, aga see on olnud kahjuks ühtses vereringes venekeelsete põhikoolide võrgustikuga, kes on silma pilgutamata julmalt lasknud lõpetada põhikooli lõpetajatel, kellel ei ole selge eesti keel, teadmisega, et Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses saab jätkata venekeelset õpet. Jah, see ongi nii olnud ja see on tinginud siis selle, et rahulikult vilet lastes on aasta teistkümneid toimunud kutseõppe vene keeles ja see ongi olnud loomulik väljund nendele, kes ei oska eesti keelt. Et olen ka direktoris kandideerimisel seda ju kinnitanud, et sellel on nüüd lõpp ja sellel ongi päriselt lõpp. Et kutseõpet ei saa enam vene keeles ja palun väga, et kes tahab vene keeles õppida kutset, siis saab seda teha Venemaal ja võib-olla kusagil veel, aga mitte enam Eestis. Ja see on nagu karm tõde, ma tean, et selle peale on minu peale viltu vaadatud, on vihastatud, puhisetud, tuhisetud, aga midagi teha pole. Aga nüüd, kuidas alushariduses ja põhihariduses järjest enam eesti keele peale me läheme, et tehniliselt on ju riik ette võtnud väga jõulised sammud, et eesti keelele üleminek siis 5 aasta jooksul ära toimub. Mentaalselt ja päriselt sõltub see, olen siiani veendunud, peaasjalikult koolijuhi hoiakutest, et milline on see kooli või lasteaiajuht konkreetses kohas, et kas tal on paberite peal see eesti keel, kas tal on päriselt, ta hoolitseb selle eest, need õpetajad oskaksid eesti keelt veel parem, kui nad oleksid eesti keelekandjad ja selle ütlen ka julgelt välja ja see kõlabki väga ühepoolselt ja mitte väga viisakalt, aga eesti keelekandjatest õpetajad on tegelikult see võtmesõna, kes päriselt aitavad sellele eesti keele selgeks saada, eesti keelele üle minna ja mitte keegi, ükski vanem, eriti eesti keeles perekonnast ei tahaks ju seda tunda, et su lapsele õpetatakse eesti keeles ja vigases eesti keeles, et see ei lähe kuidagi kokku. Tehniliselt jah, me võime saada mingid sõnad selgeks, aga päris eesti keel see pole. Nii et pikk, raske teekond on, see puudutab Ida-Virumaad, vähesel määral Tallinna Lasnamäe piirkonda, kus on veel üleminekukoolid, aga see teekond on jah, karm, pikk, aga ta on tehtav, nii et kui siin Ida-Virumaal on selliseid eesti keele patrioote ja eestimeelseid inimesi, kes päriselt tahavad haridust edendada ja eriti potentsiaalseid koolijuhte, siis kandideerige siia koolide juhtideks. Narva, Sillamäe, Kohtla-Järve, väga rohkem lääne poole polegi suurt. Nii et hoidke silmad lahti, kõrvad lahti, kes ka õpetajad, ka meie oma koolis õpetajad, kes tegelikult tahaksid kandideerida, siis mina julgustan küll kõiki tublisid inimesi vaatama selle pilguga ringi, et kandideerige koolijuhiks, te saate kõige rohkem teha muudatusi nii konkreetses koolis kui selles ka ühiskonnas. Sa ennem rääkisid seda, kuidas kutseharidus on muutumas järjest popimaks, aga kuidas sulle nüüd tundub, kui sa oled nüüd siin mõni aeg olnud ametis, et mis on päriselt Ida-Viru kutsehariduskeskuse selline peidetud potentsiaal? Potentsiaal on väga-väga suur ja see ei ole sellepärast, et ma olen koolijuht ja näen läbi roosade prillide või sinisilmselt seda olukorda.
potentsiaal on meie inimesed, kes saavad aru, et nende käes on väga suur võimalus muutusi esile kutsuda ja see, et me tehnilist baasi arendame, see on nii-öelda see baastase või ehk hügieen, aga see, et me mõtteviisis teeksime muudatusi, et me oleksime hästi õpilaskesksed ja muide ütlen väga ootamatu asja praegu, õpetaksime, julgustaksime õpilasi suhtlema. Et ma olen märganud selle mõne nädala jooksul, õieti on ju teine nädal alles õppenädal praegu käimas, just algas, nii et nädal on selja taga, aga ka selle aja jooksul, nii palju, kui ma olen õpilastega suhelnud ja kokku puutunud, mis torkab eriti silma meil, et õpilased ei vaata silma ja ei julge suhelda. Nad ei julge enda mõtteid väljendada. Ja noh, kui me ütleme, et üleminekukoolidest, mitte et ma ei süüdista kõiki üleminekukooli, aga paraku see kuidagi see pedagoogika on üle kandunud, et eriti niisugune nõukaaegne natukene hoiak, et õpilane on vait tunnis ja tõstab ainult käe siis, kui on midagi öelda ja midagi valesti ei tohi teha. Et see on täiesti vale lähenemine, see ei ole kaasaegne. Et me teeme seda tööd järele ja julgustame ja õpetame õpilasi suhtlema, enda eest seisma. Asi on selles, et ükskõik millist tööd sa teed, ükskõik millises valdkonnas, kui sa lihtsalt ei suhtle ja oled käid kelgunöörina järel ja oma arvamust ei avalda, siis sa võidki sattuda näiteks sellisesse olukorda, et sa saaksid õnnelikumalt elada, sa saaksid rohkem võimalusi, sa saaksid rohkem tööpakkumisi või mingisuguseid lisavõimalusi, et seisa enda eest, väljenda ennast, müü oma mõte maha, suhtle, vaata inimestel silma, see avab sulle uksi. Et ma arvan, et see on üks selline moment, mis hästi suur potentsiaal, mida saab, ma ei ütle, et 0 euroga, aga põhimõtteliselt lihtsalt mõtteviisi kujundades ja eeskujuga muuta. Et see on küll asi, mis tuleb ette võtta, aga ma ei mäleta, kas see üldse küsimusele vastasin. Oli ja see ka, et loomulikult, et kasvatada noortes julgust, see on väga suur potentsiaal ja tuleviku mõttes. Ja ka see, et täna on ju ikkagi see valik, mida kutsekoolis õppida saab kahtlemata väga lai, et ameteid on rohkem kui laulus, kes ei tööta, see ei söö, on ju. Ja circa 100 erinevat õppekava, circa 2000 õpilast, väga palju inspireerivaid ja sütitavaid töötajaid ja valdkondi, mille seast saab valida, on ka mitme erinev tehnika, tehnoloogia, majandus, IT, teenindus. Et kas täna võib öelda, et Ida-Virumaal asuv kutsehariduskeskus oma 3 majaga Sillamäel, Narvas ja Jõhvis on tõesti üks suuremaid kutsehariduskeskuseid terves Eestis? No ta on üks suuremaid kindlasti, et suuruselt nüüd on ta siis teine, kui me peame silmas siis Tekno Tallinnat, mis on just uue brändi nimega ennast just praegu siis Tallinnas kokku liidetamas selle aastaga. Et oleme küll väga suur kool ja väga suure potentsiaaliga. Ja ma arvan, et need valdkonnad, mis siin on, ma tahaksin liikuda selles suunas kooliga, et me ei jääks ka ühte valdkonda või erialasse väga kinni. Et maailm on praegu dünaamiline ja muutustes, et pigem jah, baasoskused teatud asjades, need tuleb omandada ja see vundament alla luua, aga ma arvan, et noored võiksid ja peaksid olema valmis olema hästi kohanemisvõimelised ja nii-öelda nagu puslest panema kokku nii-öelda oma selle õpitee ja edaspidi ka oma elutee, et olla valmis ka muutusteks oma eriala ja valdkonna vahetuse või sünteesimises. Nii et see on ka hästi tähtis, et jah, et inimesed oskaksid või ütleme nii, harjuksid laiemalt mõtlema ja nii nagu ütles kunagine Skype Eesti juht Tiit Paananen, et looma omale ise töökoha, ehk sõna otseses mõttes piltlikult muidugi, lööma jalaga ukse lahti ja võtma omale töö. Et see on ka seesama müügioskus, et müün ennast, ma teen ennast atraktiivseks, loomulikult ma ei saa vahtu ajada sellega, et sa jääd kohe vahele, vaid võtma omale selle töö, mida sa parasjagu tahad teha, ja muide, kui sa sellesse usud, siis su silmad reedavad seda ja sa põled ja sa tegelikult tõendad oma sellise olemusega ära, et jah, seda ma tahan teha ja ma võtan selle töö. Et ma arvan, sellist julget peale hakkavat mõtteviisi, seda kindlasti me püüame siin edendada ja ega see ise ei tule, et mõtleb, et ole nüüd julge. Et me peame kõigepealt oma töötajad saama ühtsesse paati, et nemad oleksid julged ja eeskujuks ja ideaalis muidugi ka iga järgmine valik, kelle me siia valime, et olgu ta administraator,
ja muide, kusjuures praegu käib meil massiline administraatorite vahetamine, et nad suhtleksid õpilastega, vaataksid silma. Kas sulle täna tere öeldi, kui sa tulid siia Narva stuudiosse? Täna öeldi. Tore, et meil on juba edasiminek. Ma ei ütle, et varem ei ole öeldud, aga eesti keeles on seda olnud võib-olla raske kuulda. Me oleme hästi palju nüüd rääkinud ka noortest, aga kuidas on lood täiskasvanutega, et on ju veel ka täiendusõpe, autokool, erinevad tasuta tasulised koolitused, mikrokvalifikatsiooni koolitused, et kui populaarne kutseõpe on täiskasvanute seas? Võib öelda, et on populaarne, aga, ja siin tuleb nüüd see Ida-Virumaa erisus, et meil on ka Euroopa Liidu toel inseneeria valdkonnad, mis sel aastal plaanisime avada, ei avanenud, sellepärast et inimesed ei olnud valmis tulema eestikeelsele õppekavale. Need olid mõned grupid, võib-olla oli ka turunduses natukene, võib-olla oleks pidanud natuke teisiti tegema, aga millest see jutustab? Jutustab sellest, et meil on tööealine elanikkond, kes oleksid valmis täiendõppeks, aga nad ei ole valmis seda tegema eesti keeles. Ja see on see ülemineku koht praegu, et mina olen seda meelt ja see kõlabki jällegi ebapopulaarselt, et me ei õpeta vene keeles ka täiendõppes ja need erialad, mis on nüüd, käivad oma, nii-öelda praegu kestavad, jah, loomulikult need käivad läbi siis ka osaliselt vene keeles, et ma ei saa ju, olemasolevat õppekava takistada nii-öelda selle uue juhina, aga me ei ava uusi õppekavasid vene keeles. Ja siin on ka tööandjate poolt olnud pahameelt, et kuidas siis ikka nii, et meil on vaja ju töötajaid ja kas see keel nii tähtis on, aga seda venitamist on tehtud mitu aastakümmet juba. Et mis me siis teeme, et anname siit järele, anname sealt järele, jätkame ikka samamoodi. Et ei jätka, jah. Nii et see on siis loob nüüd sellise väikse võib-olla vaakumi ja see lähenemisviisi on see, et hea täiskasvanu, kes sa ei oska eesti keelt, sa oled teretulnud meile, aga sa õpid ka meil ennem eesti keele selgeks nii palju, kui see vähegi võimalik on, ja siis sinna järele selle täiendkutseõppe. Ja täiesti nüüd uutes õppekavades meil ongi see eesti keele komponent seal sees, et me arvestame juba sellega, et meie elanikkonnas on suur osakaal nendel, kes ei valda eesti keelt või ei oska seda piisavalt, et õppida, siis hakkamegi peale, õpime eesti keele selgeks ja siis eriala. Et mingis mõttes ei saagi üldse Ida-Virumaa kutsehariduskeskust võrrelda ju teiste Eesti kutsekoolidega, kus sellist muret ei ole. Et me oleme väga sellises unikaalses olukorras, mida iga päev lahendama peab ju. Täiesti. Ja siin on ka see, kui me tuleme õpetajate juurde tagasi, siis see Ida-Virumaa koefitsient, palgakoefitsient, mis on ju õpetajatel siis 1,5-kordne võrreldes ülejäänud Eestiga. Et loodetavasti on nüüd jõudnud see tegelikult inimestele kohale, et need samad tublid Paide, Pärnu ja Haapsalu õpetajad, kellel absoluutselt ei ole neid küsimusi, et õpetada teises emakeelega õpilasi, kes ei valda eesti keelt, siis see töö on meeletult teistsugune ja meeletult intensiivsem võrreldes sellega, et kui õpetada emakeeles kõnelevaid õpilasi. Ja mu eelmises koolis üks õpetaja, keda ma 3 aastat jahtisin siia, et ta Ida-Virumaa tuleks ühest Lääne-Eesti linnast ja lõpuks ta tuli ja ma kuulsin tagasisidet, kui ta nüüd oli selle eesti keele süvagrupiga tunnis ja õpetas neile eesti keeles eesti kirjandust, siis millise raske ohkega ta tegelikult seda tegi, et millega ta tegelikult kokku puutus. Nii et kuna see töö on raske, siis tõesti on õige väljend, et õpetajate ja töötajate üle peab jahti pidama, jah? No nii see on, aga loomulikult see jaht jahiks ja see raha ei motiveeri ka ainult, et kusagil peab olema inimesel ka, kes väljaspoolt Ida-Virumaad siia tuleb. Aga miks mitte ka Eestist? Väljaspoolt Eestit? Jah, väljaspoolt Eestit, väga hea, et sa sõnasabast kinni said, et kes tulevad siia õpetama, et nendel on ikkagi selline väike missiooni moment ka juures, et mitte, et me tuleme Ida-Virumaad päästma, vaid me tuleme andma eestlasena, Eesti inimesena oma väga väärtuslikku panust siia Ida-Virumaale, et tuleme siia õpetama ja toome siia Eesti meelt, keelt ja kultuuri.
Sa oled põhimõtteliselt meil nüüd ära rääkinud oma sellise 100 päeva plaani, et mis on konkreetsed soovid, mida sa tahaks kohe teistmoodi teha ja et mis muutuks, aga mis on võib-olla need 3 väärtust, mida sa koolikultuuris ja kooliruumis oluliseks pead ja eelkõige õpilastelt täna ootad, peale selle, et nad võiksid olla natuke julgemad ja avatumad suhtlemises? Jaa, no õpilastelt esimene asi, mida ma ootan, aga see ei tule lihtsalt, et ma ootan ja nüüd siis saabki olema. Et aga ma ootan seda, et inimesed oleksid aktiivsed ja tunneksid huvi maailma asjade vastu. Et neid huvitaks see, mis toimub ka ümber. Et väga paljud on paraku sulgunud nutimaailma või siis oma kitsas selles nutiseltskonda ja me ju teame väga hästi, ja see on ainult Ida-Virumaal, et inimesed tulevad kokku ühte ruumi, ta tõmbab kapuutsi pähe ja jätkab nutimaailmas olemist selle asemel, et vaadata korraks otsa oma naabrile või lauakaaslasele ja vaadata, öelda talle kas või tere alguseks. See on juba suur asi. Ja sealt terest, kui sa veel edasi nagu päriselt küsid, et kuidas sul läheb, mis sind huvitab, siis sealt on edasi avatud tegelikult see tee asjadele, mis hakkavad juhtuma. Ehk siis see esimene väärtus võib-olla, kui sa nii otse küsid, ongi see, et tunne maailma asjade vastu huvi. Siis hakkab asja juhtuma. Ja miks tunda huvi? Selleks, et see ainuke elu, mida sa siin maailmas elad, see on sinu elu, sul on võimalus seda elada niimoodi summutatult ja nii, et mitte midagi ei juhtu, käid lihtsalt koolis, sööd, vaatad, ma ei tea, telekat ei vaatad seda arvutiekraani või nutiseadme ekraani ja saad sealt omal neid väikseid annuseid, mida teised kusagil toodavad selleks, et sina saaksid tarbida need väikseid selliseid elamushetki, aga mida su oma aju sellel ajal teeb, mida su oma keha tegelikult sellel ajal teeb ja mida ta kõike saaks teha, et võib-olla sellele mõelda, et sa saad oma elu ise muuta tuhandeid kordi huvitavamaks, et see protsess, elamise protsess pakuks sulle naudingut, rõõmu, õnne ja raha ka. Nii et tunne maailma asjade vastu huvi. No sealt edasi järgmine samm, jälle kui me õpilase vaatest räägime see, et tee ise ja anna teistele endast oma energiat, oma teadmisi, oma kompetentsi, oma inimlikkust, et muuda maailma paremaks. No see on järgmine tasand, eks ole, et kui sa nüüd oma esmavajadused oled rahuldanud, et siis sa suudaksid panustada ka väljapoole ja niimoodi tõesti oma, ma ei tea, perekonda, kooli, linna, riiki muuta paremaks. Et see on nagu järgmine tasand, kui sa sellest oskad ka juba rõõmu tunda, siis sa oled väga suure panuse andnud ühiskonda. Võib-olla see kõlab mingisuguse ülepaisutatud jutuna, et direktor räägib mingit ülepaisutatud juttu, et ole inimlik ja nii edasi. Aga vaata, kui sa tegelikult saad ka panustada, ma ei tea, kooli, ühiskonda, sa saad ka ise tegelikult sealt selle protsessist naudingut. Ehk siis nii sa muudadki oma maailma paremaks. Olgu need kas siis õpilas- või kutsevõistlustel osalemine spordis, esindada kooli, esindada linna, riiki või teha kaasa kusagil kas kooris, ansamblis, orkestris, esineda kuskil suurtel lavadel. Ja teate, kuidas maailmapilt muutub, kui sa oled seal tõesti seal laval ja sa teed seda asja, mis sulle väga meeldib ja tegelikult sa saad ka tunnustust. Et sealt läheb järgmine samm järgmisele asjale edasi. Et sa võid ainult arvata, et see on ülepaisutatud, aga mulle tundub seda täielik noortel niisugune motivatsiooni TED Talk. Et ma arvan, et see on väga oluline, et üks noor näeks ka seda vaadet ja teistpidi, et kas mitte üks sinu niisuguseid sloganeid ei olnud just see oma töötajatele, et olge lihtsalt normaalsed inimesed. Jumala eest, olge lihtsalt normaalsed inimesed. See on nii suur väärtus ja ma olen seda oma töötajatele öelnud ja olen ka oma eelmistes koolides öelnud oma õpilastele, et mida see normaalsus siis tähendab, et seda võib igaüks enda jaoks ise teadvustada, et ega siin ei ole selget retsepti, aga normaalne on ka see, kui sa lihtsalt oled heatahtlik ja näiteks ei ütle halvasti või ei irvita kahjurõõmsalt mingisuguse kellegi ebaõnnestumisele kaasa ja pigem hoopiski ütled hea sõna, naeratad ja veel parem, kui teed midagi kellegiga koos head või ei tee kurja nagunii. Et see on juba nii suur väärtus, sest vaadake, kui palju, võtame ka töömaailmas, on tegelikult sellist
näiteks vaatame ühiskonnas, kui palju on ärapanemist, üksteisele nagu pahatahtlikku, paha soovimist. Me näeme seda iga päev ajakirjas, me näeme seda Riigikogus, me näeme seda valitsuses, me näeme seda linnavalitsustes, vallavalitsustes, kuidas käib ussitamine, üksteisele ärapanemine. Ausalt öeldes see on selline vastik elu kulutamine tühja, mõttetu. Et ole normaalne inimene, tunne ise rõõmu, paku teistele häid võimalusi ja see kõlab siis idealistlikult, aga see on nii lihtne, nii et ole normaalne, jah. Aga mis mõõdiku järgi sa koolijuhina enda edu hindad? Mis on võib-olla need asjad, mis näitavad sulle, et okei, me oleme õigel suunal? Alati kooli juhtimisel on ja kooli pidamisel tuleb tõesti vahepeal või õieti tihti nagu meeles pidada, et milleks see kool siin üldse on. Et kool on ju õpilase arenguks. Et tegelikult on ju lihtne, et kõik protsessid, söökla, koristajatädi, valvur, õpetaja, arendusjuht, õppejuht, kõik nad on selle jaoks, et õpilasel oleks võimalikult parim õpikeskkond ja töötajatel töökeskkond. Ja oota, mis see küsimus üldse oligi? Küsimus oli see, et kuidas sa koolijuhina oma edu hindad? Millise mõõdiku järgi? Jaa, mõõdiku juurde ma katsun küsimust mitte enam meelest lasta või seda küsimuse iva. Aga jah, et kui meil see on nagu teada, et me oleme koolis siin kutsutud ja seatud selleks, et õpilas oleks võimalikult parim keskkond, siis on imeväiksed detailid, milles juba saab ka koolijuhina nii-öelda seda eduelamust. Ja see on see, kui see õpilased päriselt pühenduvad, teavad, miks nad siin käivad ja see on juba kõrgem tase, kui nad tõesti saavad ise sellest õpingute protsessist ka nii-öelda tunnetavad seda kasu ja näitavad seda välja. Et neil on siin tõeliselt huvitav ja nad saavad näiteks pärast head töökohad või lähevad edasi õppima tublidesse kõrgkoolidesse või järgmistesse õppeastmetesse ja need inimesed on tänulikud ja õnnelikud. See on üks näitaja tegelikult. Milline see mõõdik on, me võime igast asju tuua alates hakkama saamisest või teenistusest või muust rahulolust. Ja kui töötajad, kooli puhul, kui töötajad on rahul, nad on hästi motiveeritud, tahavad toimetada ja teha, tegelikult nad panustavad ju ka oma ainsa elu väga olulist aega siia kooli. Kui seda on märgata ja tunda, et see on päriselt nii, et nagu hoolitsetakse, et see on meie kool, meie teeme siin suurt asja ja oleme ise siin sealjuures rahulolevad ja tunneme, et meie tööl on tähendus, et me oleme vajalikud. See on suurepärane tunne, sest nagu sa rongilt maha astud, võtame ka vanad inimesed, see läks nagu teemast natuke kaugemale, et kui sa astud rongilt maha ja sa tunned, et sa ei ole enam vajalik ja ei oska oma eluga enam nii-öelda mõtestatult toimida, siis on see selline ohtlik teekond, et kes siis sellises olukorras ka hakkama saab. Ehk siis tähendus ja vajalikkus on see, kui inimesed tunnevad, et nende tööl on mõte ja nende õppimisel on mõte. Kui me siin juhtimise juures juba oleme, siis hiljuti sa kirjeldasid kohalikus ajalehes, et sa võid olla ka buldooser. Et suure juhtimiskogemuse juures, siis millal on see buldooser õige tööriist ja millal tuleb võtta siuke peenem skalpell kätte? Aga muide, buldooser ei ole üldse halb tööriist, et see on väga, väga vajalik ja väga intelligentne tööriist. Et ta võib-olla mõjub, see väljend buldooser või buldooserine toimetamine mõjub sedasi kuidagi jõhkralt ja kuidagi jõuliselt, aga sa kujuta ette tänapäevane buldooser, mis töötab mõõtetehnika peal GPS-seadmetega, kus sentimeetri, näiteks kui buldooser, ma ei tea, planeerib mingit uut teetamme. Täppisteadus. Absoluutselt, et tegelikult et paralleel ongi seesama, et buldooser või skalpell, et tegelikult vahet ei ole. Aga tõsi on see, et mul on väga hea indikaator, näiteks õpetajate valikul. Ja seda mul on algusest peale, et ligi 20 aastat saab koolijuhi ametit peetud erinevates koolides. Kui ma lubaksin ütleme nii, kui ma sooviksin, et minu laps, mu isiklik oma laps käiks selle õpetaja või osaleks selle õpetaja tunnis või see õpetaja oleks minu lapse õpetaja,
et sealt läheb see väga hea niisugune tunnetuslik mõõdik tegelikult. Ehk siis ma tahan öelda seda, et ükski õpetaja, kes ei vääri klassi ees seismist, ei peaks seda tegema mitte 1 minutit, sest see tegelikult rikub nii õpikeskkonda, rikub seda õppimise mõtet ja mõtestatust. Ja seega see buldooseri mõiste võib-olla ongi see, et koolis ei pea töötama need, kes siin ei peaks töötama. Ja ma olen selles osas üsna otsekohene ja üsna ka karm, et lihtsalt nii-öelda ära kasutada kooli töökohana, et keegi saaks lihtsalt omal tööd ja seda tööd sisuliselt ei mõtesta lahti ja päriselt südamega ei tee, siis nende inimeste koht ei ole koolis. Ja tihti see ka on nii, et uude kooli tulles, eelmine kool, Kohtla-Järve gümnaasium oli, jumala abiga oli selline olukord, et ma lõin nullist kooli, mis on üldse suurepärane võimalus nullist kooli luua ja kujundada oma meeskonda, et see on tõesti ainulaadne ja väga, väga nagu äge ja tore kogemus. Aga teist korda ma alustan kooliga, kuhu ma tulen olemasolevasse organisatsiooni, kus on oma töökorraldus, oma töökultuur, ka subkultuur, kui soovite. Ja kui ma juhina, kindlasti mulle kõik seal täpselt praegu ei klapi, siis tuleb teha ka buldooseri tööd ja seda siis nii kurv või rõõmus, kui see pole, on juba tehtud ja tuleb teha veel küll ja küll. Ja see tähendab ka tegelikult üsna palju ka inimeste vahetamist. Ja siin tuleb siis vahet teha, et kas see on minu kui koolijuhi selline nii-öelda meeldivus, mittemeeldivus, et tegelikult selle eesmärk on see, et meil saaks olema parem kool. Nii et kui tuleb buldooseri tööd teha selles mõttes, siis seda selleks, et meil oleks parem kool. Ja kuna koolijuht on üks inimene ja tal on oma meeskond, keda ma ka praegu kujundan ja loon, siis paljus ongi subjektiivsust. Aga see õnn ja võimalus koolijuhil on antud, et ta saab seda ja peab tegelikult tegema. Ja mida ma ei tee ja mida ma olen märganud, et mitmed organisatsioonide või koolijuhid ka teevad, et lasevad olukorral kesta, mis tegelikult ei peaks kestma. Ja siis ongi, mille taha see jääb tihti selle otsustamatuse taha, et ebamugav ja ei taha inimestele haiget teha ja äkki ikka kuidagi paraneb. Ma ei usu sellesse. Et võimalus tuleb anda, aga kui sa näed, et tegelikult inimene ei vea välja, siis tuleb tal pakkuda võimalus mujal ennast teostada. Kuidas sa kavatsed tagada selle, et Jõhvi, Sillamäe, Narva võib-olla ei konkureeriks nii väga, vaid säraks igaüks eraldi? Et sa juhid ju tegelikult 3 eraldiseisvat koolimaja. Jaa, sa mõtled praegu koole, mitte linnasid, eks ole? Koole, koole mõtlen. No tõsi, et Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus paikneb 3 linnas, nagu sa ütlesid, Jõhvis, Sillamäel ja Narvas, ja see on selline pikk ja kirju ajalugu, kuidas kool, omavahel need linnade sees on kooli ühendatud ja omakorda on siis need ühendatud koolid ühendatud kokku 3 linna ühiseks kooliks. Ma tegelikult arvan, et 2016 ju ühinesid siis 3 õppekoha koolid üheks kutsehariduskeskuseks, oli 2016 ja see protsess oli kindlasti valulik, et nüüd ma räägin teiste inimeste meenutustest ja lähiajaloost, et ikkagi 3 erinevat koolikultuuri ühtseks kokku siduda, et see protsess on käimas ja eelmine direktor, kes pani ameti maha, nüüd oli 2 aastat ametis, Mati Lukas, kirjeldas just väga värvikalt näiteks koolide või õppekohtade ühist jõulupidu, mis alguses algas küllaltki sellise põrnitsemisega, aga pärast oldi väga kenasti saadi hakkama. Ma arvan, et see protsess on pooleli, et see on väga perspektiivikas ja ma ei näe tegelikult väga, väga suuri muresid siin teel, et lihtsalt sellega tuleb tegeleda, et luua seda ühtset koolikultuuri ja arengupäevad, mis meil olid siin augusti lõpus, juba näitasid seda, et ma nagu hästi ei saanud arugi, et meil oleks 3 erinevat õppekohta, 3 erineva õppekoha töötajad olnud, et ma arvan, et selle ühise hingamise ja ühised väärtused, me oleme sellel teel jõudsasti arenemas. No kutseõppes on muidugi selline nagu kuldne 3-nurk, kus on siis õppija, õpetaja ja tööandja. Et kus sulle tundub, et võib-olla täna kõige rohkem ja kas ka logiseb ja mida võiks siin ära teha ja et võib-olla, mis on ka sinu sõnum nendele ettevõtjatele, kes ei ole täna veel praktikakohti avanud, aga võiksid kasutada kutseõppe noori praktikas ära? No see on väga hea käsitlus, et
õppija, õpetaja, koolipidaja, või sa ütlesid koolipidaja või tööandja? Ma ütlesin õppija, õpetaja, tööandja. No kui ma näiteks vestlesin ühe auto remondifirma esinduse endise meistriga, kes on nüüd õpetaja, siis kahjuks olid tal väga negatiivsed sellised kogemused, kus õppijad, praktikandid tulid ja olid vähe motiveeritud või isegi lohakad või distsiplineerimatud. Et noh, kujutad sa ette, et noh, ma võtan omale praktikale ettevõtjana soliidsesse autofirmasse praktikandid, keda tegelikult ei huvita. Et no siin tekib küsimus, et aga olgu, ma saatsin ta koolina praktikale, aga miks siis need õpilased ei ole motiveeritud? No meil on muidugi kohe keele küsimus, meil on vaja eesti keelt osata, eks ole, et siin me oleme suures üleminekus, aga siis kas neid ei ole siis noh, nii-öelda ei ole see õppetöö ennem olnud selline kütkestav või on õppurid tulnud õppima, mis neid ei huvita? Et kui näiteks, puudub töökogemus äkki varasem. Just, ja või noh, kui 5-1 on siis selline tubli ja motiveeritud ja 4 ei ole, et see on selline peeglisse vaatamise koht, et ma ei tahaks edaspidi kuulda, et meie koolist tulevad praktikale õppurid, kes tahavad näiteks minna kindlasti venekeelsesse keskkonda, mis on hea lihtne jätkata, vaid me meelega suuname neid tegelikult üle eestikeelsetesse keskkondadesse ja meie ülesanne on küll neid motiveerida ja valmistada sellisteks ette, et tegema kõigepealt selgeks, see ongi seesama, millest me alustasime, suhtlusoskus, et suhelda, seista enda eest, tunda maailmas asjade vastu huvi, et meie õppurid oleksid motiveeritud. Ja muide, üks moment ka, mis, ma ei tea, kas see küsimus sul tuleb või ei tule, ma väga soovin hoolitseda selle eest, et meie erialad ja meie õpetajaskond muutuksid nii atraktiivseks, et siia tuldaks ikkagi ka väljastpoolt Ida-Virumaad õppima. Sest täna, oleme hästi ausad, on see peaaegu olematu, sest meid võetakse ikkagi venekeelse kutsekoolina ja see nii enam ei ole ja me peame kõik selleks tegema, et me oleksime ikkagi ühises kutsekoolide võrgustikus ja atraktiivne ka kust iganes Eestist pärinevatele noortele ja ka Tallinna kesklinna põhikoolide lõpetajatele. Saladuskattel võib öelda, et on palju uusi arengusuundi su peas tiirlamas, aga nendest pole täna veel natukene vara rääkida, et kuidas see siis kõik niimoodi tulevikus muutuma hakkab, aga no neid edulugusid, mida kutseõppe baasilt rääkida, on mitmeid ju, et näiteks omandasin kutse, startisin oma ettevõttega. Omandasin kutse, sain kõrge palgaga töökoha välismaal, aga tulin Eestisse tagasi. Omandasin kutse ja see oli hea baas, et minna edasi ülikooli. Ja minu arust kõige ägedam on see, et omandasin kutse, tegin selle all karjääri ja tulin nüüd ise uuesti kooli õpetama. Et kuidas toetada seda, et kogu see ring tegelikult niimoodi püsivalt toimiks või pöörduks tagasi ikka alati Ida-Virumaale? No aga näed, sa tegelikult väga hästi praegu rääkisidki selle skeemi ette, et ma arvan, et see on väga hea skeem, mida sa praegu nimetasid, eriti need, kes on kellel välismaal käinud, toovad seda välismaist kompetentsi ja kui nad tunnevad veel sellist missiooni, et tulevad siia õpetajaks tagasi ja hakkavad oma kutset või valdkonda õpetama, no suurepärane. Ma arvan, et seda aitab ainult teha see, kui on hea koolikultuur, kus õpetajad samamoodi näevad enda perspektiivi ja usuvad sellesse ja soovivad Ida-Virumaasse panustada. Et korraks tuli nüüd jutuks välismaa, et millised on kooli võib-olla sellised rahvusvahelised sihid, et kas tuua siia väljaspoolt õpetajaid, suunata oma õpilasi väljapoole erinevaid kogemusi saama, et mis mõtted sellele suunal on? Täiesti, kõik kanalid on lahti. Et noh, selle 6 ajaga veel ei ole jõudnud kõiki väliskontakte edendada, aga noh, ma lähen näiteks homme ka Taani Euroskills Euroopa kutsemeistrivõistlustele vaatama, kuidas tehakse Euroopa tasemel neid võistlusi, mis valdkonnad erialad on ja võib-olla seal ka mõni kontakt sõlmida. Aga tegelikult noh, ikkagi välismaa kontakt on ka koolil ja neid tuleb lihtsalt edendada ja olla ikkagi konkurentsivõimeline oma kutsehariduses ka välisõpilase silmis. Aga kui sa nimetasid märksõna välismaa, siis see ju seostub tegelikult ka keeleoskusega ja kahjuks gümnaasiumijuhi kogemusega ma kogesin seda, et võrreldes ülejäänud Eesti kohtadega või näiteks Tallinnaga, siis põhikooli lõpetajate inglise keele oskus on madal või väga madal või lausa olematu ja see on hästi kurb. Et noh, kui vene emakeelega inimesed on olnud oma peredega venekeelses keskkonnas, vaatavad venekeelseid telekanaleid, mänge ja asju
ja siis no on neil puudunud see vajadus isegi inglise keelt õppida. No see on jällegi natukene praegu see utreeritud lähenemine, aga ma nägin seda kogemust, et inglise keele oskus on halb ja sellele tuleb eriti tähelepanu pöörata, et meie kooli lõpetajad räägiksid väga head inglise keelt ja oleksid ka konkurentsivõimelised siis välismaal. Nii et see vajab eritähelepanu, mis võib-olla ülejäänud Eestis on üsna loomulik, et see ei ole nii hull see olukord, aga siin meie piirkonnas on see hull. Ja kahjuks jah, ma nüüd räägin nagu negatiivset juttu, aga ka eelmise kooli üks õpetaja, kes käis inglise keele õpetajad siin täiendkoolitusel Narvas ja kuulis siis seda oma kolleegide inglise keele oskust ja seda taset, et see oli ehmatav. Et siin on nagu suur lünk, mida tuleb siis meil omal jõudumööda täita. Aga ma küsiks siia vahele ka seda, et mis sa arvad, kui oleks mõni inglisekeelne õppekava ja saaksid just tulla väljaspoolt üliõplased selle õppekavaga liituda? Väga hästi arvan. Ma arvan, et see teekond on meil ees ja mingisugused erialad või valdkonnad oleks väga, väga tänuväärsed isegi inglise keelest. Ja ma ei ole koolipidaja ega sellest veel jõudnud rääkida, aga ma arvan, et see seisab meil ees. Millise ühe muudatuse teeksid riigi tasandil, et kutseharidus saaks Ida-Virumaal hüppe teha, et sinu unistused koolijuhina saaksid täituda? Ausalt öeldes minu meelest riik on praegu päris palju teinud, et kutseharidusreform on vastu võetud, see juba töötab, meil on 4-aastased õppekavad, kus on üldharidusel suur osakaal ja see on ülihea baas. Ja tõtt-öelda ma ei tunne praegu riigilt ühtegi takistust, et praegu ka rahastusmudelit kohandatakse ümber ja lihtsalt kääri käisid ja tee, et viriseda võib alati rohkem raha ja nii edasi, ma ei hakka neid asju üldse siin rääkima. Mina arvan, et on hästi praegu, et potentsiaal on väga hea, lihtsalt tee ja kui sa teed ja usud sellesse, mida sa teed ja saad ka nii-öelda tagasi, et sa oled õigel teel, siis ei jäta sind ka, või meid siis ka riik hätta. Nii et tegelikult olukord on praegu väga-väga soodne, et kutseharidus on peab muutuma järjest popimaks ja Ida-Virumaal on üks kutsehariduskeskus, mis on 3 linnas, et auasi ka see tuua nüüd sellisest sirmitagusest elust eluteatri pealavale. Põletav küsimus, kas orkester tuleb, kas bänd tuleb, kas muusika tuleb? Absoluutselt kindlasti, et siin pole mingit kahtlustki. Nagu sa näed, me oleme praegu siin Narva õppekoha stuudios, mis on tegelikult ju suurepärane. Kui ma siin ringi vaatame stuudios, siis tõsi, need pillid on, vaatan see Rolandi sünt on natukene ajast ja arust, aga ta on väga tubli, samas on trummikomplekt ja võimendused on head, et siin on väga tubli õpetaja Kalle Kivistik, kes meid ka praegu salvestab ja on täisprofessionaal, aga me aitame ka Kallel siit lavadele pääseda, aga kokkuvõttes see, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse segakoor või muu mõttega koor läheb, muu profiiliga koor läheb laulupeole, see on Aamen kirikus, see, et me loome esindusorkestri, kus mängitakse heal tasemel repertuaari nii Eesti kui välismaa autoritelt ja seadjatelt, see on samuti enam kui kindel ja et igas õppekohas on bändiruumid, samamoodi on see kindel. Ja siin ei olegi mingit saladuskatet, et praegu käivad ettevalmistused teha ka hanked, et osta reaalselt korralikud pillid, võimendused ja mitte lihtsalt mingid koolipoisid, trompetid, vaid korralikud pillid, sest meil on nii palju õpilasi, meil on nii suur potentsiaal ja kui võtta, et 2400 õpilase seas on kindlasti neid, keda muusika huvitab, kellel on eelnev kas või lastemuusika oli haridus ja on nad võimelised noodist mängima või laulma, siis seda potentsiaali oleks patt mitte ära kasutada. Nii et kohtume lavadel. Kallel läks selle hanke jutu peale nägu särama. Aga milline on parim karjäärinõuanne, mis sa ise saanud ja kas sa oled seda järginud? Ma kordaks, enne ma just ütlesin ka Tiit Paananeni lauset omale töökoha võtmise kohta, et töökoht tuleb endale ise võtta. Aga see tähendab, siin on, eks ole, nüüd alapealkiri, eks ole, see tähendab paljusid asju. Selleks sul peab olema eneseusk, selleks sa pead tegema südamega.
just tegema neid asju, mis sulle meeldivad. Vaata, väga lihtne on, et kui sa teed neid asju, mis sulle päriselt meeldivad, siis need tulevad ka hästi välja, kui sa neisse ise usud. Kui sa teed lihtsalt, et käid tiksud kuskile tööle, siis ei pruugi see nii olla, aga inimestel on erinevad lähenemised. Ja viimane küsimus. Kui Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus oleks Ida-Virumaa visiitkaart, siis mis sa sellele kaardile trükiksid? Ole normaalne inimene. See võib olla sinu edulugu. Aitäh selle täienduse eest. Aga minu arust see tänane vestlus oli selline nagu üks-ühele vestlus, et ükskõik, kes sinu mitmesajast töötas seda täna peaks kuulama, siis ma loodan, et ta saab väga hea pilli sellest, et kes sa oled, mis see ootused on, mis see tulevikunägemused on, nii et suur tänu väga põneva vestluse eest sulle. Ma töötajatele ütlen, et kui te olete harjunud direktorit kusagilt kabinettidest otsima, siis kabinetti mul ei ole. Ma olen lihtsalt olemas, Hendrik Agur, helistage, kirjutage ja ma hõljun kuskil ikka hoonetes ringi, nii et uute kohtumisteni ja aitäh selle vestluse eest. Pole tänu väärt, uute kohtumisteni. Aitäh teile! Aitäh, et kuulasid Sinu edulugu. Kui saade kõnetas, jaga seda sõbraga. Anna meile julgelt teada, milliseid teemasid soovid, et puudutaksime. Uued osad leiad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kanalitest. Kohtume juba järgmisel korral.